Tere tulemast kuulama AI Powerment podcasti, mis on justkui teejuhiks tehisintellekti kiiresti arenevas maailmas, tuues sinuni tehisaru uudised, populaarsemate rakenduste ülevaated ja põnevad intervjuud tehisaru asjatundjatega. Mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI Powermenti brändi looja ning tehisintellekti entusiast. Ja mina olen Kerlin Tiigemäe, juht, ema ja AI entusiast. Kuula meid igal reedel ning saa praktilisi näpunäiteid, kuidas AI'd igapäevaelus ja äris rakendada. Tere, hea kuulaja! Täna räägime tehisintellektist ja ajakirjandusest ja eelkõige just tehnoloogia ajakirjaniku vaatenurgast, sest meil on täna külas Henrik Roonemaa. Tere, Henrik! Tere! Ja tere, Sandra! Tervist! Ma teen väikese sissejuhatuse, kõigepealt natukene Henriku taustust ja siis lähemegi kohe tänase episoodi teemadesse sisse. Henrik Roonemaa on Eesti tehnoloogia ajakirjanik, ettevõtja ja saatejuht. Ta on tehnoloogiauudiste portaali Genius.ee kaasasutaja ja täna juhib ta siis just idufirmadele keskenduvat podcasti nimega Ettemõte. Lisaks kirjutab ta ka 2 korda kuus tehnoloogia kolumne Eesti Ekspressis. Aga ma annangi Henrik sõna hoopiski sulle ja sa saad rääkida enda taustast ja sellest, kuidas sa oled jõudnud siis tehnoloogia ja ka tehisintellekti maailma ja tänasesse siis hetke. Ma olen hariduselt ajakirjanik Tartu Ülikoolist, mis tähendab, et mitte absoluutselt tehnoloogia inimene on ju, progeda ei oska. Aga mul on kogu aeg olnud lapsest saadik mingi selline arvuti huvi, et mängida oli äge on ju, kui olid väike poiss ja siis see kuidagi on läbi erinevate tegemiste mind saatnud ja siis millalgi ma avastasin, et on olemas võimalus ühendada ajakirjandus ja tehnoloogia ja teha tehnoloogia ajakirjandust. Ja siis ma olen seda teinud väga erinevates kohtades, Eesti Päevalehes ja Postimehes ja ajakirjas Digi ja siis me tegime Geniuse ja siis ma olen teinud erinevaid raadiosaateid ja teles käinud ja konverentsidel käinud ja ma olengi selline jutustaja ja kirjutaja on ju. Aga ma mõtlen nagu enda tööst see, et minu töö on nagu tuua nii-öelda tavalise inimeseni seda, mis tehnoloogia maailmas toimub. On ju. Et kui ma lähen räägin midagi tehnoloogia inimestele, siis nad haigutavad ja annavad nagu pärast suht kehva tagasiside, sest ma ei ole seal levelil, et nad on palju targemad kui mina. Aga ma oskan nagu tõlkida seda, mida need tehnoloogia inimesed räägivad. Ma enam-vähem saan nagu aru, eks ole, mida nad tahavad ja sellest suurest pildist ja mingitest sõnadest. Et ma oskan seda nagu panna tava inimese kuidagi keelde või sellise, ma ei tea, Postimehe lugeja, Päevalehe lugeja, Ekspressi lugeja, Kuku raadio kuulaja, podcasti kuulaja nagu keelde. Et see on olnud üle 20 aasta põhimõtteliselt minu töö. Ja tehisintellekti pool on tulnud ka kuidagi niimoodi, et muidugi kui me räägime tehnoloogiast, siis ei saa mööda vaadata tehisintellekti teemadest. Aga kas sul oli ka selline hetk, kus sa tundsid, et nüüd ma peaksin vaatama seda tehisintellekti poolt, natuke seda tausta. Kas oli midagi sellist, kus sul tekkis nagu selline aha-moment ka? Ajakirjanikule sa kogu aeg sa kajastad seda, mis parasjagu nagu oluline on, eks. Ja millalgi olid need ma ei tea, lauarvutid ja siis toimus tohutu areng kuskil läpakate maailmas on ju, et siis kirjutati nendest, mobiilside, 3G, 4G on ju, 5G. Krüpto jäi mul kuidagi nagu vahele, sest siis ma olin juba, teised ajad ma ei olnud enam otseselt igapäevane kirjutaja, aga e-riigi asjad on ju, kui olid kuumad, siis ajakirjanik ikkagi ju kajastab seda, mis nagu päriselt maailmas toimub. Ja hetkel vaieldamatult, mis tehnoloogia maailmas üldse toimub, põhimõtteliselt see ongi ju 90% nagu ainuke asi, millest räägitakse. Muidugi see ei ole nii lihtne, igasugused ägedad asju toimub veel, aga see nagu tants käib täna ju tehisintellekti, AI ja kogu selle tuleviku ja kõige selle ümber. Ja siis, kui sa oled nagu minu positsioonis inimene, kes teeb minu tööd, et sa ei saa mitte kirjutada sellest, see on lihtsalt nii tähtis asi. Kas oli ka mingisugune kindel aeg? Kas me räägime siin aastatagusest, 2-3 aastasest? Kuidas millal hakkas nagu rohkem seda tehisintellekti teemat sisse jooksma? Ta plahvatas ikkagi, teie mäletate võib-olla seda kuupäeva isegi, ma ei tea. November 2022. Jah, eks. Et kas see oli ChatGPT-3 vist tuli siis välja või 2? 3. Et see oli see hetk on ju, et kus ta nagu päriselt jõudis avalikkuse ette kohale. Et laiemal publikul nagu tekkis huvi, et et päriselt või, et kas päriselt ma saan praegu minna arvuti juurde ja teha sellise asja ja ta ütleb mulle nii ja ta teeb mulle nii ja ma ei tea, joonistame pilte on ju.
et see on siis jah, selline mis ta on siis, 2,5 aastat või? Juba päris kiiresti on see aeg jälle läinud. Ja võib-olla vaadates seda ajatelge, kas praegu on ka näha, et kuidagi see sentiment on muutunud? Ma arvan, et kindlasti meedias võib kajastada nii positiivset kui ka negatiivset, on ju. Et kas on viimasel ajal, kus just võib-olla vaadata siin niimoodi 2-3,5 aastat, kas see sentiment on kuidagi ka muutunud? Või kuhu poole ta kaldus on rohkem? Mulle tundub, et vaata, kui ta alguses tuli, eks ole, et siis tuli 2 sellist hästi vastandlikku seisukohta tulid nagu kohe, et üks oli see, et see on maailma kõige parem uskumatu asi, on ju, ja teine oli see, et aga põhimõtteliselt nagu aasta aja pärast inimkonda ei ole enam maailmas olemas, et kõik masinad võtavad üle ja kõik me kaotame töö ja kõik läheb väga halvasti, on ju, ja siis kirjutati neid avalikke kirju, anti allkirju, eks ole, et hästi suur möll käis nagu selle AI nagu hirmude ja halva poole ümber, et see mulle tundub täna sellisel kujul on maha vaikinud, mitte teemana, mitte nagu selles mõttes teema olulisusena, vaid meedias. Et kui sa ikkagi teed ajalehe lahti on ju, või portaali või mõne podcasti, siis sellest räägitakse tunduvalt vähem kui kuskil aasta-paar tagasi. Aga teine asi, mis ei ole nagu hoogu üles saanud või mida ka võib-olla, mis on nagu veidi maha kuidagi käinud, on ka minu meelest see ootuste pool. Või meil on mingi normaalne nagu arengukõver selles AI-s, eks ole, et mõlemad pooled nagu nii need võimalused kui hirmud lihtsalt põmdi, panid raketina taevasse. Ja nüüd on selgunud, et need hirmud ei ole tõenäoliselt kohe realiseeru ja asi ei ole nii hull, aga mulle tundub, et hetkel me oleme mingisuguses kohas, kus võib-olla on nagu tekkimas inimestele arusaam, et ka see nagu hea pool, mis raketina taevasse pani, et see ka ei ole nüüd nagu selline, et ma ei peagi enam ise midagi tegema, eks ole, et masin teeb kõik ära ja kõik muutub nagu kohe, mis ju loomulikult niimoodi ei juhtu. Et mulle tundub, et kogu see teema tuleb vaikselt praegu nagu allapoole ja me võime täitsa vabalt olla mingisuguses olukorras, kus ka selle AI nii-öelda heade külgede või võimaluste osas tekib inimestel mingisugust pettumust, ma arvan, varsti. Või mingisugust sellist... Skepsist, jah. Jaa, et kuulge, come on, et lubasite ju mulle igasugused asju kokku, on ju, ja kus räägiti, et mis kõik hakkab toimuma. Kus see siis on, et ma pean ikka minema tööle ja teen oma Exceli või Wordi lahti ja ma teen ikka neid samu asju, mis ma 5 aastat tagasi tegin töö juures, et kus see AI siis on, et see kõik jama ja üle haibitud ja et ma arvan, et me sellest nagu nüüd varsti täitsa vabalt võib juhtuda, et me käime sellest nagu läbi. Eks see ajalugu kordub ka, et me võime vaadata võib-olla mingit muud haibi tsüklit, mis on olnud mingi muu tehnoloogiaga, et lihtsalt see tasakaalustumine käibki ühiskonna tasandil arvatavasti. No kuule, aga 2,5 aastat on ju, sina ütlesid, et päris pikk aeg, see pole ju mingi aeg. Kujutad ette? Noor olen, siis võib-olla tundub jah. Tundub ja uueni, et kõik on, aga tegelikult, kui sa vaatad ükskõik millise tehnoloogia arengut või levikut on ju, et 2,5 aastat pärast esimese iPhone'i väljatulekut, vaikselt alles hakkasid asjad toimuma. Eks, et kui me räägime sellest, mida nutitelefonid endaga kõik kaasa tõid, kõik need Instagramid ja ma ei tea, mis iganes asjad on ju. Et 2,5 aastat pärast iPhone'i väljatulekut oleks siis mingi 2010. Ma ütlen, et vaikselt midagi koorus on ju, aga kindlasti ei olnud olukord nagu selline, et kõik said aru, et maailm on nüüd igaveseks muutunud ja et AI-ga läheb, ma arvan praegu, kui sa lähed tänavale, on ju küsid inimeste käest, jah, need uuringud vist näitavad, et üllatavad paljud inimesed on kasutanud või proovinud AI-d. Aga teistpidi, kui sa nagu küsid, et kas see on sinu elus asendamatu nagu tööriist, siis ma arvan, et sa saad ülivähe neid vastuseid, kui inimesed ütlevad. Et kui sa ütled, et sa pead valima nutitelefon või AI, et kumma sa hommikul kaasa võtad, kui sa kodust välja lähed. Mitte keegi ei ütle ju AI, eks ole. Et ta ei ole nagu sellesse praktilisele tasandile nagu sellisena kindlasti jõudnud. Ma väga nõustun. Ja, kusjuures mul tuli meelde, meil mõni aeg tagasi oli e-Powermenti kokkusaamine ja sa olid ka seal paneelis ja sa tõid seal selle näite, et sa osalesid, kas see oli üks konverents või mingi seminar, kus
erinevate ettevõtetele suunatud ettekandeid tehti ja seal oli kõige populaarsem esitlus oli see, kus räägiti sellest, kuidas ettevõte võiks oma lahendusi migreerida siis pilve või cloudi süsteemi ja see oli väga populaarne, et natuke iseloomustab ka seda, eks ju, et osad ettevõtted pole isegi veel seal maal ja me räägime sellest, et on vaja teha veel automatiseerimist ja digitaliseerimist ja alles siis me räägime, et me jõuame sinna AI maailma ja need numbrid ettevõtluses minu meelest on ju ka kuskil 15% on see, kus päriselt nii-öelda ära kasutatakse tehisintellekti, et jah, ma katsetan ja proovin, aga sisuliselt mitte, et sa korra räägid seda mõtet või seda tausta ka, et no ma isegi arvan, et see 15, ma ei tea, kus see tuleb, sul on ju, et ju see number on päriselt olemas. Ja see oli üks Statistikaameti uuring, mis oli eelmisel sügisel. Aga ma üldse ei usu seda ka sellisel kujul. Ma arvan, et see peab olema mingisugune, ma küll ei usu. Kuule, mõtle nüüd 15% nagu Eesti ettevõtetest peaks olema siis sellised, kus AI on mingisugusel suurel nagu tootval kohal. No ma ei kujuta ette, ma ei tea, mis see nagu päriselt tähendab ikkagi. Et noh. Ma arvan, et seal on küsimus selles, et kuidas üldse mõista seda, et kui palju sa kasutad või kui palju sa saad väärtust. Mis see küsimus täpselt oli, eks ole, ja mida see ettevõte sellele vastates siis nagu täpselt mõtles. Kui me nüüd istume siin ja viiskaks õhku küsimused, kas me usume, et 15% kõikidest Eesti, ma ei tea, OÜ-dest ja AS-idest on tehtud mingid ChatGPT integratsioonid kuhugi? No way, ei ole, absoluutselt ei ole. No ma ei tea, võib-olla see on 1% või 0,5 või ma ei tea, mis ta on, aga ta kindlasti ei ole 15, on ju. Aga jällegi võib olla, ma ei tea, ma kasutasin eile YouTube'i, eks ole, ja seal oli mingist klipist tehtud AI kokkuvõte. Kas ma nüüd peaksin siis nagu mainima seal Statistikaameti küsitluses, et olen kasutanud AI-d, on ju, või et kui ma kuskil ma ei tea, mingit asja ChatGPT-ga arutan, et need asjad on nagu väga erinevad, aga pilv on üks näide, eks. Et pilve on ju mindud mingi paarkümmend aastat. Pilve haip ja kõik see on nagu olemas olnud. Aga toome teise näite, e-kaubandus näiteks, et kus need numbrid on isegi Ameerikas, mis on ju väga suur e-kaubanduse kuningriik nii-öelda. Isegi seal need protsendid, et kui suure osa kogu kaubandusest moodustab e-kaubandus, need on ikka mingid ma ei mäleta, paarkümmend, mõnikümmend, see on väike. Heal juhul on ta üldse nii palju. Ja e-kaubandust hakati ju tegema, põhimõtteliselt .com'i buum oli nagu mingis osas e-kaubanduse buum, eks ole, aastal 2000. Me oleme 25 aastat on mööda läinud ja me tegelikult ikka läheme veel e-kaubandussegi. Ehk selle AI-ga läheb aega, et nutitelefon on selles mõttes nagu hea näide. Et see tuli tõesti kiiresti. Et päriselt 2007 vist oli see, kui Steve Jobs tuli esimese iPhone'i, see ei jõudnud veel kuhugi, eks. Ja ma arvan, et just mingisugune selline 2010 midagi hakkas see nutitelefonide nagu laiem levik maailmas. Ja täna me oleme ikkagi arenenud riikides olukorras, kus kõigil on, eks. Et sellise kiirusega tehnoloogia levikut vist ei ole maailma ajaloos mitte kunagi olnud, et vähem kui 10 aastaga põhimõtteliselt terved ühiskonnad, sisuliselt vaata, et 100% on ju inimestest või, et hakkab kasutama mingit täiesti uut tehnoloogiat, mis ei ole odav tehnoloogia. Et ma arvan, et see nutitelefoni selline nagu kõver või see rakett rikkus ära paljude inimeste sellised nagu ootused, et kui kiiresti saab asju teha ja vaata ChatGPT tegelikult ju äpina vist, kui ta välja tuli, et siis kasutajate hulga kasv oli vist ka ajaloo kõige kiirem, et ma ei mäleta, mis numbri, mis iganes. 2 kuud, 100 miljonit. Jah, just midagi, just ma tahtsin öelda, 100 miljonit on ju. Et nad said absurdselt kiiresti selle ja siis kõigil tekkis tunne, et vau, et meil on teine nutitelefon ja enamgi veel, eks. Et kui me 2 kuuga saime 100 miljonit, paneme aasta ja põhimõtteliselt maailm ongi muutunud, eks ole. Aga tegelikult see ei ole ju niimoodi läinud. Täna viimane numbrid oli umbes mingi 400 miljonit, mis on ka palju, aga me ei räägi nagu üle. Nädalas, jah. See ongi väga võimas number, aga ma arvan, et siin peabki nagu eristama seda, et kas inimesed käivad, sutsivad, proovivad või see on keskne asendamatu meie elu nagu radikaalselt muutnud asi on ju ja seda ta veel kindlasti ei ole.
Aga no ma arvan, et me siin kõik, kes ruumis istuvad, mõistame, et need võimalused on tegelikult väga laiad ja eks jookseb uudistekanalistest kindlasti väga palju ka läbi seda, mis suunatakse nagu ettevõtjatele või juhi tasandile. Et võib-olla äkki sa võid mõned sellised kasutusalad välja tuua või mida sa oled näinud teemadena, mis reaalselt praegusel hetkel võiks juba seda kasu siis selle AI kasutuselevõtuga tekitada ettevõtjatele? No Benedict Evans rääkis, et on kaks valdkonna, kus ettevõtetes seda on mõistlik ja saab kasutada. Üks on progejad ja teine on turundus. Ja vastandlikel põhjustel on ju, et progejad näevad ära, kas asi töötas või ei töötanud, see vastus, mis sealt tuleb. Põhimõtteliselt sul on, sa saad kontrollida suht automaatselt seda outputi, et kas ta nüüd tegi seda, mis ma tahtsin. Ja noh, et need valed või see hallutsinovatsioonid ja need ei lähe nii hästi läbi, sest progemine on täpne ala. Ja teine on turundus, sellepärast, et seal võivad need hallutsinovatsioonid läbi minna, kedagi huvita, on ju. Et miks mulle ka tohutult meeldib see viimase aja see ChatGPT pildi genereerimise mootor. Et see on täpselt samal põhjusel, et kas mingisugune piksel on nii või naapidi ühte värvi või teist värvi või milline see pilt nagu täpselt sealt välja tuleb. Siis see ei ole suures pildis nii tähtis. Ta võib olla natuke selline, natuke teistmoodi, aga kui me räägime mingisugusest isegi kirjutamisest või kirjatööde tegemisest, rääkimata mingist analüüsist, finantsist, et seal me ei saa neid vigu läbi lasta niimoodi, eks, mida nii pildis kui videos saab. Ehk täna siis ma saan aru, on progejad ja turundus, on ju, et kus ma arvan, kasutatakse seda nagu ülipalju. Ja ma arvan, et siin mul ei ole numbreid ja ma kardan, et ka Eesti Statistikaamet mind ei aita, aga ma kardan, et meil on ülipalju sellist nagu rõug AI kasutamist ettevõtetes. Ehk lihtsalt inimene ise läheb, võtab mingisuguse materjali, mingi tööülesande, ta ei viitsi seda teha või talle tundub, et ma lähen vaatan, et AI teeb ära. Et see ei ole, me ei saa nimetada seda, et meie ettevõte on eesrindlik ja kasutab AI-d, on ju, kui mingi töötaja lihtsalt lükkas selle asja ChatGPT-sse ja saatis tulemuse ülemusele ära, on ju. Aga minu loogika ütleb, et seda on tõenäoliselt hullult palju, sest inimesed kasutavad seda võimalusena teha oma tööd nagu mugavamaks. Mis on korraga hea ja halb, et sellest võime eraldi rääkida. Aga ma kahtlustan, et ma ei tea, teie räägite, ma arvan rohkem ettevõtetega, et on nagu mingid osad ettevõtted, kes võtavad seda väga süsteemselt ja teadlikult, on ju. Teemegi mingi AI, teeme mingid ajurünnakud, mis me saame teha, teeme mingi projekti, kaasame veel finantsi ja juriidilise osakonna ja ühesõnaga teeme kõik mingi juhime seda, on ju kuidagi, et see on nagu protsess. Ja siis ma arvan, et on täpselt mingid sellised teised, et Marika proovis korra päris lahe oli, on ju, ja siis ta rääkis Klaarikale ja Klaarika proovis ka, on ju, ja siis rääkis Juksuris oma sõbrannale või ma ei tea, poisid korvpallitrennis õhtul rääkisid, et mina tegin seda ja et ma arvan, et ta levib niimoodi täna väga palju, väga kiiresti. Et need Eesti ühiskonna numbrid ka, et kes on AI-d ju proovinud, need on suht kõrged. Ja ma arvan, et need ongi täpselt sellepärast, et Marika, Klaarika ja poisid korvpallitrennis on ju, ja kooliõpilased, et kõik räägivad omavahel ja kuna ta on nii nagu ligipääsetav see, sa lähed chatgpt.com, teed selle lahti ja hakkad peale. Sul ei ole mitte midagi vaja, sul ei ole vaja kellegi käest küsida. Sul ei ole vaja, et keegi su arvutisse midagi installiks, mitte midagi. Või võtad telefoni lahti, et siis inimestel on tohutult hea lihtsalt käia ja proovida. Ja ma arvan, et meil on ettevõtted, meil on tõenäoliselt väga palju ettevõtteid, kus AI kasutuselevõtt on toimunud ilma ettevõtte igasuguse enda osaluse ja isegi, ma arvan, paljudel juhtudel teadmiseta. Ja, seal vist mõned kuud tagasi oli uuring USA-s, alati need uuringud ongi sellised kahtlast, kui suur osakaal kasutab, sa ei tea, mida nad mõõdavad, eks ju. Aga seal mõõdetigi selliseid suuremaid ettevõtteid, organisatsioone ja küsitigi töötajaid ja küsiti juhte, sarnases stiilis küsimust on ju ja sealt selgus, et juhid alahindavad täna umbes 3 korda seda, kui palju kasutatakse. Et küsid juhi käest, meil ei ole, meil umbes ei tegeleta ja ma ei tea, 20% kasutab ja siis tegelikult 60% töötajad ütlevad, ma siin kasutangi täpselt ChatGPT, Gemini, mingid muid asja. Et see oli päris siuke mõtlema panev number tegelikult. Ja kujuta nüüd ette, et me nagu käime ja kuulame ja räägime ettevõtetes ja siis on tohutu mingi mure, et kuidas see privaatsus ja andmekaitse ja IT-turvalisus ja kuidas kõiki, mis me sinna
et mis meie ettevõte üldse võib panna sinna masinasse sisse ja kõik käivad ja arutavad ja sebivad, aga ma arvan, tegelikult toimub midagi täiesti muud, on ju. Et see on päris huvitav olukord, aga ma arvan, et sellele AI innovatsioonile see lõppkokkuvõttes on hullult hea. Sellepärast, et ta ongi selline saba ja sarvedete asi. See ei ole ju mingi pilveprojekt, on ju, et teeme, meil on nagu eesmärk, et meil on mingisugune HR-tarkvara, jookseb siin serveris juba 20 aastat. Nüüd viime selle pilve, on ju. Väga selge selline tõk. Et see AI on selline, nagu kõik ja mitte midagi asi või. Et ta nagu on, eks ole, aga et mida temaga siis nüüd ikkagi täpselt nagu teha saab või kus me seda nagu täpselt kasutame, et seda ei saa välja mõelda ju ükski osakonna juhataja või ma arvan, et seda isegi ei saa välja mõelda mingisugune ettevõtte juhtkonna mingisugune 3-päevane inspiratsiooniseminar kusagil turismitalus. Vaid et see saabki tulla tõenäoliselt sealt nagu päris töötajate tasandilt, kellel on probleem ja siis nad hakkavad ise mõtlema ja sebima, et kas ma saan teha seda, kas ma saan teha seda, see töötas, see ei töötanud. Et ettevõtte seisukohalt see on nagu veits nõme, ma arvan, et hästi potentsiaalselt ohtlik ja ootamatusi täis. Aga suures pildis ma arvan, see on väga nagu kasulik ja õige, et sellest miljoni sipelga sellisest katsetamisest ma arvan, me nagu tõmbame võib-olla päriselt välja need asjad, mis töötavad ja siin on nüüd ettevõtte asi nagu mõelda, et kuna see tõenäoliselt niikuinii toimub seal rohujuure tasandil on ju, et kas me saame ja millise protsessi me saame teha, et need olulisemad ja paremini töötavamad asjad mitte ei tilguks allapoole, vaid tilguks ülespoole ja jõuaksid meie radarile ja mingitest nendest asjadest saamegi siis nagu võtta päriselt, tootestada nii-öelda selle ettevõtte jaoks ära, on ju. Et võtamegi päriselt IT-osakonna ja päriselt juriidilise osakonna ja ütleme, et näed, töötajatele meeldis see asi, nad kasutavad, teeme nüüd korralikult, on ju. Mulle meeldiks mõelda, et see AI innovatsioon ettevõtetes käib niipidi. Täpselt, tegelikult ma arvan, et mina saan kinnitada, ma ei tea, kuidas Kerliniga, aga see, et võib-olla jah, esmane samm juhtide tasandil teha selline koolituse või selline vettevise ja siis on ikkagi see, et rohujuure tasandilt ülespoole hakkavad tulema need päriselt igapäevased töö ülesanded, sest juhi tasandilt sul tegelikult on võib-olla seda inimeste juhtimist palju rohkem, on ju, seal ei ole seda, et sa võtaksid, ma ei tea, tehisintellekti sinna juurde, on ju. Et see on, ma arvan, üks küll selline võib-olla midagi nagu kõrva taha panna, et võimalikult kiirelt saada sealt rohujuure tasandilt nii-öelda down up süsteem nagu käima, et just seda kasutuselevõttu soodustada. Ja lisaks mul mõtlesin seda ka, et tegelikult ju OpenAI poolt tuli see statistika välja, et tegelikult Eestis on väga suur protsent, kes kasutavad siis ChatGPT-d maailma mastaabis, et meil on päris kõrged need numbrid, et ma arvan, et me siin samas seda probleemi adresseerimegi siin Eesti turul, et on seda katsetamist väga palju, ettevõtted ei tea, millised võib-olla reeglid peavad paigas olema, et see ongi just seesama diskussiooni koht, on ju, et mis tuleb nagu tekitada majasiseselt. Ma ka võib-olla, ma ei tea, ma isegi võib-olla ei paneks neid reegleid või ma kardan, et ettevõtted siin ka kardavad üle. Et okei, ma ei tea, võib-olla on mingisugune inimene, kes laeb kõik töölepingud ChatGPT-sse ja ütleb, et tee mulle seda, on ju. Aga ma ei tea, mis... Ma tean, et see nagu teoreetiliselt võib tulla, eks ole, mingisugune suur trahv nagu alla või mis iganes nagu probleem, aga ma ei tea, mulle tundub see selline... Ma ei tea, kuidas suure korporatsiooni inimene siin praegu... Ma saan aru, et suure korporatsiooni inimesed nagu kivistuvad ja mõtlevad, et mis asja. Aga ma arvan, et seal on ikkagi päris palju ka sellist, et tegelikult ei juhtu midagi. Et ma võib-olla väga... Et äkki oleks kasulikum, kui kõik teeksid näo, et nad ei tea, et midagi toimub. Ja pärast vaatame, kui mingi jama tuleb, siis ütleme, mis asja, et meil pole aimugi. Aga kui me räägime sellest ettevõtete tasandist ja juhtide tasandist, aga siis meil on ka tegelikult ju ühiskond suuremana, laiemana, suure pildina. Et võib-olla äkki sul on mingisugused mõtteid, kuidas me ühiskonnana tegelikult sellest tehisintellekti laialdasest kasutuselevõtust oleme võitmas? On sul midagi niisugust, mis kohe nagu pähe tuleb? No ühiskond me oleme ise, on ju, ja ma arvan, et see sama, mis ma ütlesin, et kõik üritavad oma vajadusi nagu kuidagi lahendada selle AI-ga natuke. Et kooliõpilastega ju täpselt sama teema, on ju. Et me teame, kui massiliselt see ju tegelikult toimub, on ju. Ja ma ei tea, võib-olla kuskil on mingisugune õpetaja või kool või koolijuht, kes on oma silmad sulgenud tegelikkuse ees, on ju, ja mõtleb sellest teistmoodi, aga
kuulge, päriselt see toimub ikkagi nagu väga-väga massiliselt. Ja mul on ka väga raske süüdistada selles mingisuguseid lapsi, kes lähevad nagu koju, on ju, ja nad peavad käima jalkatrennis ja kossutrennis ja sõpradega veel mängima seda ja toda, igast asju tegema. Ja nüüd korraga on, eks ole, taevas ise on neile kinkinud võimaluse oma mingisugune kodutöö nagu põmdi ära teha ühe mingi promptiga. No, aga muidugi nad kasutavad seda, muidugi nad kasutavad seda, see on ju inimlik. Et ma arvan, et see võibki nagu, et see tõenäoliselt levibki kogu ühiskonnas täpselt niimoodi. Ja mulle tundub, mida me saame teha, on seda võimalikult vähe takistada. Et võimalikult vähe kisada ja keelata ja öelda, et see nagu nii ei tohi ja see on halb, vaid kuidagi ikkagi proovida sellega kaasa minna ja nüüd elada siis nagu oletusega või eeldusega, et tulevikus nagu nii saabki olema või et kui meil on selline tööriist, nagu kõik need AI-d on, et hoolimata sellest, mida me täna sellest mõtleme, kui inimestel on võimalus seda kasutada, siis nad hakkavad seda kasutama. Kui inimestel annad haamri, siis ta hakkab haamrit kasutamist, sellega on parem naela sisse lüüa. Ja et kui me nagu säilitaksime sellise rehepapliku, eestlasliku sellise nagu suhtumise sellesse, et iga inimene ise läheb ja vaatab, kus ta saab oma elu mugavamaks teha ja et me ei mõistaks seda kiiresti kuidagi hukka, siis see oleks minu meelest nagu esimene võit, on ju. Ja see ei lähe kindlasti ilma mingite probleemideta, kindlasti mingid probleemid tekivad, aga et nendest võiks siis kuidagi üle saada siis, kui nad tekivad. Ja okei, see on nagu, muidugi on erandeid, eks ole, et ma ei ole kindel, et kriminaalmenetlusse peaks nagu ChatGPT politseil kohe nagu sellisel piraatlikul moel nagu sisse tõmbama. Aga ma arvan, valdavalt ei ole see asi nii hull. Ja et katsuks nagu hoida sellist avatud, aga võib-olla veidi ka eestlaslikult sellist natuke skeptilist nagu joont on ju. Aga et mitte lasta tekkida mingitel hüsteeriatel, et mis asja. Et kõik on lollid ja kõik jäävad lolliks ja masin teeb ja masin võtab ja et see on ikkagi uus tööriist, mis on tulnud meile ja iga tööriista puhul on ju küsimus, et aga mis teed sellega? Et kuidas sa seda nüüd siis nagu oma töö jaoks ära kasutad? Et kui me niimoodi sebime, siis ma arvan, ühiskonnana meil on sellest palju kasu. Ja ma jällegi nõustun, et meil on jooksnud siin mitu korda ka teiste saatekülalistega läbi see, et kui sa isegi veel ei kasuta, siis esimene viga võib-olla ongi see, et sa pead midagi nagu katsetama, on ju. See on nagu esimene nii-öelda selline praktiline samm. Ja teise punktina see, et tegelikult tulebki läbi kukkuda mingisuguste asjadega, vigasid teha, ämbreid kolistada ja siis sellest me saame jällegi võita, et ma arvan, Kirke tõi seda väga hästi Aire tasandil, et siis ettevõtetega, kui nad pilootprojekte teevad, et siis oleks see sama mentaliteet, et see võib ka pilootprojektina tegelikult olla, midagi läheb valesti, aga see ongi täpselt seesama õppetund, mis me siis kätte peame saama. Ja ma arvan, siin on oluline ikkagi endale öelda, et me keegi ei tea, milliseks need tööriistad nagu päriselt muutuvad. Et kas või see sama ChatGPT. Et täna me vaatame seda nagu mingisugust vilkuvat kursorit, on ju, et kirjuta sinna sisse midagi. Kui ma peaks panuseid panema, ma küll hästi ei usu, et ta selliseks jääbki. Et see ongi nüüd see, on ju. Ma ei tea, ta tundub ikkagi veits nagu kohmakas ja veidi selline, et mida ma siis sinna kirjutan ja kuidas ma seda palvet nagu esitan. Me saame siit minna sammu edasi, et tegelikult võiks ju masin ise hoopis mulle välja pakkuda midagi, eks ole. Et mida temaga teha, mitte et mul on lihtsalt ees tühi paber. Tühi paber on väga halb asi. Et inimestel jookseb mõte kokku, kui nad tühja paberit näevad. Et ma arvan, et me peame olema väga valmis kõik selleks, et see AI ta kuidagi areneb ja muundub hästi kiiresti. Ja see, mida me täna, kui me täna teeme mingisuguse koolituse või mingisuguse programmi või eeskirjad või midagi, ütleme, et nii, AI on selline asi, nüüd teeme nii. Ja nüüd paneme selle kirja templi alla ja teemegi nii, et see ei ole see. See ei ole, me peame olema nagu väga valmis selleks, et see asi muutub põhimõtteliselt järgmine nädal on ju võib tulla midagi välja, mis kogu seda lähenemist muudab, aga kui me oleme kuidagi õppinud või oma peas läbi lasknud, et mida see tehnoloogia üldse teeb ja mida ta ei tee ja mida me saame ja mida me ei saa, siis kui ta võtab mingeid teistsuguseid kujusid,
siis meil on ikkagi kasu sellest, et me selle eeltöö nii-öelda oleme ise nagu ära teinud. Ja ma väga nõustun, ma ei tea, kuidas teil sellised tehnoloogiahuvilised, kas teil ei ole seda, et päeva jooksul vähemalt minul on küll mitu korda see, et ma ei tahaks vajutada, ma ei tea, eraldi võtta ChatGPT äpi lahti või vajutada, et Siirile midagi öelda või et see, et saaks nagu pitevalt selle tehiskaaslasega niimoodi suhelda, pannagi need asjad kalendrisse, no see on seesama visioon ka, millest näiteks Sam Altman või teised tehnoloogiahiidude juhid ikkagi räägivad, on, et ta põimub nii läbi, et me ei saagi aru, et kui me vaatame ka mingisuguseid ChatGPT OpenAI arendusi, siis ongi see veebiotsing, tuleb live mode, et me saame nii-öelda ruumiga suhelda ka, et need kõik lihtsalt liiguvadki selle poole, kus see kõik tõesti põimub nii, lähed nagu nii-öelda sügavalt läbi, on ju, meie igapäevatööst. Ma ei tea, kas sul on olnud selliseid hetki, kus sa tunned seda, et võiks juba nagu, et ma tahan nii palju asju delegeerida peas juba teha, et ongi see, et rakenduste ülene juba access on olemas, neil on tegelikult neid lahendusi juba turul ka, aga nad ei ole selles mõttes laialdaselt kasutuses, on ju. Ja. No ma arvan, et see on õige pea tulemas, nii et... Ja, et ma nõustun väga, et peab olema paindlik ja võtma vastu seda, mis samm-sammuga tuleb. No vanasti, kui internet tuli, siis ka eksisteeris eraldi termin, inimesed ütlesid, et küsite, mis teed, ma olen internetis või et ma pean praegu internetti minema, on ju. Siis täna seda enam ei ole, et see ongi samamoodi, eks ole, vaata aastakümnete jooksul läbi põimunud, et sa ei ole internetis või mitte internetis. Ma olen AI-s kogu aeg. Ma olen AI-s, et sa lihtsalt oled. Ja kõik see on kuidagi selline segamine, et see kindlasti läheb AI-ga samamoodi. Absoluutselt. Aga räägime natukene meediamaastikust ka. Ja sina tõid ka välja selle, et üks põhikasutuskoht on turundus, eks laiemalt kogu see teksti ja sisu loome, milleks ju algsed keelemudelid olidki mõeldud. Kui palju täna tehisintellekt mõjutab seda, mida me loeme? Erinevad uuringud ka jällegi kaheldavad või mitte, eks osad ütlevad, et juba 50% sellest sisust, mida me tarbime veebis, on AI poolt loodud. On ta siis automaatselt kuskilt või inimeste poolt. Kuidas sina seda näed, kui sa loed neid erinevaid artikleid ja asju, saad sa aru, on need tehisintellekti poolt loodud, on juba seda tunnetust, et on mingid sarnased sõnad, eks ju, mis läbi käivad või ei ole seda veel? Ma arvan, et kui rääkida päris meediaväljaannetest, on ju, mille nimesid me teame, ükskõik, kas need on Eestis Delfi või Postimees või USA's New York Timesid või ühesõnaga mingid tuntud nagu väljaanded, on ju, kus on ikkagi sellised ajakirjanduslikud mingid reeglid ja ideaalid ja süsteemid on nagu paigas. Ma arvan, et seal seda väga palju ei ole, sest lihtsalt ajakirjanduseetika ja nende toimetuste töö meetod ise eeldaks, et nad avalikustavad selle. Et teatud väljaanded on muide seda ka juba nagu teinud, eks ole, on öelnud, et selle artikli, ma ei tea, aitas kirjutada AI või et nad märgistavad tavaliselt ära selle. Aga kui me räägime sotsiaalmeediast või kogu interneti pahnast lähemalt või laiemalt, et siis kui ma teen Threadsi või ma ei tea, Instagrami või midagi lahti, on ju, minul puudub igasugune usk, et see, mis ma sealt loen, mida see algoritm mulle pakub, on A, tõsi ja B, päriselt olemas. Et ma ikkagi vaikimisi ausalt öeldes eeldan, et see, ütleme, iga päev eeldan juba rohkem, et see on AI genereeritud. Ma vaatan mingisugust pilti, on ju, mida mulle seal näidatakse. Nüüd, kui minu enda mingid tuttavad või inimesed, keda ma tean, on ju, postitavad, et olen praegu siin, enam-vähem, okei, võib-olla oled tõesti. Aga tänapäeval ju sotsiaalmeedia on hästi palju üles ehitatud just sellele nagu algoritmile, on ju, või nagu TikTok, et sa teed selle lahti ja süsteem pakub sulle midagi, mis ta arvab, et sulle nagu sisuliselt hetkel huvi pakub, aga kes see looja on või see tihtipeale ei ole nii tähtis, on ju, et see kuskilt tuleb. Nii et seal AI genereeritud sisu on kindlasti päris palju, iga päev on järjest rohkem, sest see läheb nii palju odavamaks ja ma arvan, tulevikus see suhe on, jumal teab, nagu 95% 5 või ma ei tea, 99% 1 või. Ma arvan, et see läheb nagu väga kõrgeks, sest see on lihtsalt nii odav ja nii mõistlik nagu teha. Aga meedia, ütleme puht nagu ajakirjanduse seisukohast on siin nagu huvitav küsimus, et kui sisu tootmise hind läheb nii palju alla, ma võin sisuliselt panna ju püsti mingisuguse AI agendi, mis jälgib mu inboxi ja kirjutab sinna laekunud pressiteated uudiseks, paneb pildi juurde, avaldab ära. Põhimõtteliselt on see ju täiesti võimalik, on ju, et see ei ole isegi keeruline, ma ütleks, see on lihtsalt natukene pusimist ja see on ju täiesti tehtav.
et noh, siis mul nagu ajakirjandus näiteks ärijuhina või ütleme ajakirjandusettevõtjana oleks küsimus, et aga kas ma teen seda või ma ei tee seda või miks ma teen seda või miks ma ei tee seda või miks mitte ma ei tee seda, et me hakkame nägema seda kindlasti. Ja noh, omaette küsimus on, et kas need märgistatakse kuidagi ära. Me hakkame seda kindlasti nägema ka Eestis või neid ei märgistata ära, on ju, või kas see võimaldab tekitada nüüd põhimõtteliselt iga ühel suvalisel tüübil mingisuguseid päevauudiste saite näiteks, on ju, või podcast'e. No, see Notebook LM-i, olete ju proovinud seda Google'i oma kõik, on ju. No, see on ju võimas, see on ju uskumatu. Ma võin talle visata mingisugune 4 pressiteadet ette või 5 tänase päeva uudist ja mul on päevauudiste podcast, eks, põhimõtteliselt mingisuguse 1 minutiga. Võib-olla müün sinna reklaami ja et see, ma arvan, et see kõik nagu tekitab meediale väga palju huvitavaid küsimusi. Ja just ka ütleme lugejatele ka selles plaanis, et millist meediaväljaannet ma siis tarbin ja kas see, et kui keegi kirjutab suurte tähtedega sinna üles, et me ei kasuta AI-d, et kas see on argument, et kas see on konkurentsieelis? Ja, Google'il oli mõni aeg tagasi uudis ka, nad ei ole minu meelest seda korrektselt või korralikult käima saanud, aga selle visioon oli samasugune, et inimene, kui sa oled niikuinii Google'i ökosüsteemis, ta teab, mida sa jälgid kõik, eks ju, ja sul on võimalik lasta igal hommikul endale 5-minutiline seesama podcast või nagu häälsõnumiga kõikidest olulistest uudistest, mida sa niikuinii käid ja scrollid, ta teeb sulle selle kokkuvõtte ära. Siis tekib küsimus, et kas üldse selliseid suuri meediamajasid ja veebisaite on vaja, mis täna on? Ütleme, kui sa täna vaatad algoritmide poolt kokku pandud valikut, see ikkagi, ütleme, et ta ei ole ka ikkagi päris see, on ju. Et see on mingi teine toode võrreldes näiteks, ma ei tea, ERR-i uudiste või Delfi uudiste avalehega. Et need on erinevad asjad, aga no ilma naljata, ma olen ikkagi juba enne nende AI-de tulekut, nagu minu unistus oli see, et ma teen ärkan hommikul üles, on ju, haigutan, olen unine, teen kohvi, panen teleka käima võib-olla ja sealt tuleb minule tehtud televisioon. Nagu lihtsalt ainult mulle tehtud. Muidu on täpselt samasugune. Saatejuhid on, eks ole, võib-olla ma saan valida veel, et mulle meeldisid seal Reikop ja Välba, kui nad kunagi tegid, meeldisid võib-olla rohkem kui tänased saatejuhid näiteks või võib-olla kui ma olen veel vanem inimene, siis ma saan veel 60-ndate mingisugused saatejuhid sinna nagu manada, eks ole. Aga et nad teevad seda mulle ja räägivad ja on ja külalised ja võib-olla see sisu on osaliselt selline nagu ajakirjanduslik sisu, et mis nagu uudist saate sisu, osaliselt ta võiks põhineda minu mingitel sotsiaalmeedia algoritmidel, võib-olla minu inboxil näiteks, on ju. Mis seal päevakavas on? Mis sa täna tegema pead, on ju. Ja võib-olla seal on võib-olla genereeritakse külaliseks nagu minu, ma ei tea, mingi koostööpartner või ülemus või klient, on ju, kellega ma pean täna mingeid asju ajama, on ju, ja siis need saatejuhid näiteks intervjueerivad teda, et see võib nagu väga huvitav nagu kompott tulla kokku, on ju, ja jällegi me täna, see tehniliselt on ju täna võimalik, on ju, et me küll räägime lihtsalt hinnast või sellest nagu arvutusvõimsuse puudusest, aga tegelikult see ei ole ju, me teame, kuidas seda teha. See on olemas filmid, eks ju, millal sa saad seda lõppu juba muuta või valida sisu ja arvutimängudes. Jah, või vaatad Indiana Jonesis, et kui vana Harrison Fordi ma tahan nagu siia, et millisest kümnendist peab näitleja pärit olema? Okay. Ma veel selle eelmise teema juurde küsin juurde sinu enda kogemust, aga minu mõte tunnetus on, et ikkagi omajagu on juba seda EA poolt loodud sisuga Eesti meedias, kuna ma teen ise ka tehisintellekti uudiste kokkuvõtet IT-uudistele ja e-powerment kogukonnale, siis ma ju jälgin ka seda, mis Eesti uudistes on ja kui sul tuleb põhimõtteliselt koopia sellest ingliskeelsest uudisest, mida ma olen lugenud 2 päeva tagasi, ilmub näiteks Postimehes või kuskil eesti keeles, eks ju, siis on see küsimus selle sama, et kas on okei, kas ei ole okei, kui eetiline see on, mõnes mõttes me ju võtame kogu aeg, oleme võtnud välismaalt uudiseid ja tõlkinud neid on ja palju me sellest juurde paneme, aga et eks ta natuke võib-olla ka jälle seda liigset emotsiooni tekitab, et mis mõttes sa kasutad AI-d, aga enne ma lihtsalt kuulutasin rohkem aega, et seda sama uudist tõlkida, ikkagi ma panin selle tõlke sinna üles, et see ju tundub loogiline, aga mu küsimus oligi see, et kui palju sa ise kasutad täna tehisintellekti, kui sa näiteks oma mingid blogiartikleid, mingisuguseid uudiseid teed? Ma tahaks väga nõus olla sellega, mis sa ütled, on ju, et kui meil on tööl inimene, kelle kuskil ajakirjanduses on ju, ma tulen lihtsalt korraks tagasi sinna,
et kelle töö on mingisuguseid pisikesi uudisnuppe kuskilt välismaalt nagu Eestisse vahendada, siis jumala eest, kui inimene nagu teeb selle, viskab selle originaali kuhugi ChatGPT-sse ja ta loeb selle, palub talle eesti keelde selle panna, eks ole. Ja ta loeb selle toimetaja pilguga pärast läbi, võib-olla muudab natuke, teeb kuskil suupärasemaks või ilusamaks ja vaatab üle, et ChatGPT mingit täielikku jama sinna kokku ei kirjutanud ja avaldab selle. Ma absoluutselt ei saa aru, mis selles halba on. Ma tõesti ei saa aru, miks ta peab käsitsi neid sõnu ja tähti sinna siis nagu sisse trükkima, on ju. Et ja põhimõtteliselt niimoodi ma võin igasugusesse ajakirjanduslikku artiklisse nagu suhtuda, et küsimus ei ole minu jaoks selles, millega, kas inimene kirjutas selle mingisuguse hanesulega või trükimasinaga või Wordis või Google Docsis või ChatGPT-ga, mis see vahet on? See on lihtsalt üks kirjutamise tööriist, on ju. Et tulemus on ikkagi, oluline on see, et mis on see lõpptulemus, millele see autor julgeb oma nime alla panna, ütleb, et jah, et see on, nii ma tahtsin. Ja sama kehtib muide ka mingisuguste ettevõtete ja ükskõik milliste tekstide puhul. Aga ma ei ole täna sellises olukorras, kus ma saaks teda nagu ülipalju kasutada. Sest ma sellist tööd, ma olen küll teinud seda minevikus, aga nagu sa kirjeldasid, ma praegu ei tee. Ja kui teeme Taavi Kotkaga podcasti, siis te kasutate ka Riverside'i, on ju. Et ta teeb küll neid kokkuvõtteid, aga see ei ole nagu tegelikult ikkagi nagu väga huvitav, mida tema sellest nii-öelda podcasti kokkuvõttena serveerib. Need on sellised pikad ja minu arvates ta ei leia sealt neid kohti ikkagi üles, mida mina tahaks nagu rõhutada artiklina. Et ma seda ei ole väga seetõttu kasutanud. Lihtsalt selle tõttu, et ma saan praegu nii-öelda käsitsi parema tulemuse kiiremini. See on puhas minu kui töötaja selline mentaalne kalkulatsioon. Ma saan vähema vaevaga parema tulemuse, kui ma teen seda käsitsi ise. Kui see olukord muutub, siis absoluutselt loomulikult. Ma võin kohe lihtsalt klikkida, homme klikiks, ei täna isegi me salestame, et klikiks hea meelega seal, et tee mulle super hea nagu kokkuvõte, mis Delfis artiklina ilmuks. Mul ei oleks mitte ühtegi mingit kahetsust või mingit moraalset kõhklust endal selle juures. Sest mis see vahet on? Ma tahan ju ka autorina saada tulemust, mitte pusida 4 tundi või tund aega mingi teksti kallal. Aga ma kasutan, ma kuidagi mängin hästi palju nende AI-dega ja kuidagi vaatan, et mida ta teeb ja ei tee. Ja ma kasutan mingit isiklikku elu asjadest teda ikkagi nagu väga palju. Et kui on mingisugused, ma ei tea, mingid söögitegemise küsimused või mingisugused, mis iganes, mingisugused trenni teemalised küsimused või ühesõnaga, mis iganes inimesed nagu elus, et mida muidu guugeldaks. Et seda ma kasutan üli palju. Ja see on nagu väga lahe. Aga ja siis ma olen lasknud, kui ma käin kuskil konverentsidel esinemas, mõttes pead alati küsivad, et saada oma tutvustus. Ja mul on see tutvustus olemas, aga igale poole copy-paste'ina seda sama saata tundub veidi nõme, eks. Et tundub nagu natuke selline nagu cheating. Ja siis aga kogu aeg seda sama teksti natukene ümber kirjutada on ka nagu juba nüri, et siis ma olen palunud ChatGPT-l seda teha näiteks. Ja siis ta natukene jälle varieerib, seal on ju, ma ütlen ette ka, et tee nii. Et ma olen nagu samamoodi, nagu ma rääkisin, et ma väikse inimesena üritan leida neid pisikesi kohti, kus ta teeb mu elu mugavamaks. On mingid sotsiaalmeedia postid, kui ma kirjutan valmis, siis ma võin sinna sisse visata ja öelda, et kuule, et nagu pane mingisugused emotsid vahele, et natukene teksti värvilisemaks muuta, et inimesel oleks parem lugeda ja midagi sellist ja nipet-näpet. Aeg on armutu ja mina arvan, et 2 tegelikult sellist teemablokki võiksin lühidalt veel lõppu võtta. Üks on tööjõuturuga seonduvalt ja siis võib-olla riskid võib-olla laiemalt, sest ma tean, et sa oled tegelikult päris palju sõna võtnud nende riskide teemal ka. Et äkki sa alustad selle poole pealt, et millised on need suurimad riskid, mida sina näed praegu, kas siis ettevõtete tasandil, ühiskonna tasandil, et kas on midagi, mida sa kohe niimoodi välja tooksid? Ma olen ka ajas kuidagi arenenud nende riskidega, aga ma ei ole kunagi olnud mures selle AI-ga tehnoloogia pärast. Ja võib-olla see on selline fatalistlik põhjus, miks ma ei ole olnud mures. Ma olen olnud esimesest päevast kindel, et ükskõik, kas me istume ja muretseme selle pärast või mitte, siis see AI kaardipakk jagatakse, need kaardid mängitakse välja. Ühesõnaga AI-ga täiesti kindlalt tuleb kõik see, mis tulema peab. Meil ei ole võimalik panna nagu praeguses olukorras regulatiivselt või
või ka ühiskondliku kokkuleppe korras mingisugust takistust sinna ette. Ühesõnaga, see on nii võimas tehnoloogia, mis paljude inimeste elu võib nii palju lihtsamaks muuta, et nad lihtsalt lähevad ja teevad selle ära. Ja ükskõik, mida me sellest arvame, ükskõik kui palju me muretseme, on ju, et me peame selle läbi elama, selle kõik, mis tuleb, me peame läbi elama. Ja me võime öelda, et täna on maailmas, see oli veel paar aastat tagasi, või isegi aasta tagasi oli neid LLM-e oli ju vähe. Et me võime öelda, et aga siis saadame sinna OpenAI peakontorisse ja Google'isse ja Metasse saadame kirja ja ütleme, et vot Eestis on sellised reeglid ja teie LLM peab nendele alluma. Aga juba sel hetkel oli selge, et neid LLM-e ei jää meile ju 2, 3 või 4. Eks, et neid tekib ju mustmiljon. Ja täna me näeme, et neid ongi juba tekkinud mustmiljon. Hiinast ja jumal teab, kus kohast, eks ole. Ja me näeme, et need on juba open source itud ju. Ja me näeme, et see asi liigub sinna poole, et lõpuks on nagu digitaalses kraadiklaasis ka jookseb mingisugune LLM, eks ole, nagu see teeb midagi. Et me ei saa, meil ei ole mõtet, ma arvan, nende hirmude osas kuidagi tehnoloogiliste hirmude otsas istuda. Sest A, me ei tea, mis saab ja B, see, mis saab niikuinii. Me ei saa midagi teha eriti. Ja sealt edasi on siis nagu järgmine küsimus on lihtsalt see, et mulle tundub praegu kõige suurem oht on see, et kui me jäämegi nagu sellesse, et me ei tee midagi, et me ei katseta, et me ei proovi, et me laseme ühiskonnas nagu kuidagi üles kerkida mingisugusel sellisel sentimendil, et ma ei tea, et see on ohtlik, jama, halb, kasutu, suurkorporatsioonid tahavad varastada Eesti kultuuri ja midagi sellist on ju. Ja need elemendid on olemas seal, need probleemid on olemas, aga täna ma arvan, ei saa nendega niimoodi tegeleda. Et mulle tundub, et oht oleks nagu see, et kui me jääme maha. Minu meelest kõige suurem risk täna on see. Ja see kehtib kõigi inimeste kohta Eestis, ükskõik kui vanad nad on või mida nad teevad. Aga kui me mõtleme nüüd tuleviku peale, siis ilmselgelt eks neid erinevaid lähenemisi on erinevaid. On ka neid, kes ütlevad, et paneme kogu seal arendamise kinni, on ju, see on allkirjade kogumine, kes ta vaikselt ju taustal toimub praegu ka, on ju. Et otsustame ülemaailmselt näiteks, et me tehisintellektiga ei tegele, aga ega see täna pole realistlik, on ju, selles mõttes, et keegi ikka tegeleb, täpselt see, et siis me jäämegi maha. Nüüd eeldame, et läheb sellised edasi, kogu see tehnoloogia areneb, mis meie ühiskonnas selle tööjõuturuga juhtuma hakkab? Kuidas sina seda enda vaatenurgast näed? On see, et meid on ootamas, ma ei tea, kodanikupalk ei ole vaja mingil hetkel enam tööl käia või vastupidi, see, millest me alustasime, et tegelikult see areng on nii aeglane ja ma ei tea, järgmised 15 aastat me ikkagi teeme oma sama tööd veel edasi. No siin on vist ikkagi ainuke mõistlik tegevus on nagu ajalukku pöörduda, eks ole, sest tulevikku me keegi ennustada ei oska. Ja ma arvan, mul on ka raske välja tuua tööriista, ütleme inimese poolt leiutatud tehnoloogiat või tööriista, mis on meie töökoormust oluliselt vähendanud. Ütleme, et me ei tee enam samu asju, mida me tegime enne seda tööriista leiutamist. Aga need inimesed, kes seda tööd tegid, nad töötavad täna ikkagi 5 päeva nädalas, eks ole, ja rohkem kui 9-5. Et ühesõnaga, meil on väga palju tööd kõigil, sõltumata sellest, kui palju me tehnoloogiat leiutame, me leiutame endale ka ühtlasi ikkagi tööd juurde. Et siis kui nagu kalkulaatorid tulid või arvutid tulid, enne inimesed arvutasid, ma ei tea, mingite muude asjadega tegid raamatupidamist, käsitsi või mingite lükatavate asjadega. Kas nad siis nüüd täna lõpetavad teisipäeval kell 2 töö ära, sellepärast, et neil on Excel või? Ei ole ju niimoodi, on ju. Kõik töötavad segaseks ennast. Ja et ekskavaatorid töötavad ja kraanad töötavad, on ju, vanasti ei olnud seda. Ei saa ju öelda, et nüüd me ehitame maja vupsti siin mingisuguse 3 tunniga valmis ja siis ülejäänud 4 päeva joome õlut kuskil. Ei ole ju niimoodi, on ju. Et ikkagi iga see tehnoloogia, mis tuleb, et ta võtab ära võib-olla mingid eelmised asjad, mida me tegime, aga me ikkagi alati oleme leidnud uued asjad, uued nagu tööd ja endiselt käime ja kurdame, et jube palju tööd on ja ma olen väga väsinud, on ju. Et kui me ajaloost, kui me lepime kokku, et me õpime ajaloost, siis me võime kokku leppida, et nüüd seekord läheb ka nii. Meil ei ole mitte ühtegi põhjust ei ole ju arvata, et ta ei lähe, sest alati on nii läinud. Ma ei tea. Võib juhtuda, et ei lähe, jah. Võib juhtuda, ma just vaatasin lastega hiljuti Matrixi esimest filmi uuesti. See tuli ju ka mingi üle 20 aasta tagasi välja. Et võib juhtuda, et läheb nii. Aga kui läheb nii, siis me ei saa midagi teha sinna niimoodi. Niikuinii on ju. Et
et ma lühikeses plaanis on jah see, et mingid inimesed kindlasti saadetakse koju ja öeldakse, et me ei vaja enam teie teeneid, sest meil on nüüd mingi AI on ju teeb seda. Ja noh, seesama ChatGPT pildi genereerimine, ma ikkagi väga reaalselt usun, et mingid graafilised disainerid, võib-olla mingid fotograafid saavad mingil määral vähem tellimusi edaspidi kuskilt ettevõtetest, on ju. Sellepärast, et mul on võimalik oma mingisugune esitlusse või noh, kuhugi nagu minev pilt ise ära genereerida lihtsalt mingi promptiga. Või võib-olla mingid corporate headshotid või noh, ühesõnaga ta vaikselt nagu mõjutab, on ju, aga õnneks ei ole ju mitte kusagilt paista ja ei ole mitte ühtegi põhjust arvata, et see juhtuks nii, et me ärkame homme üles kell 9 ja siis selgub, et mingi pooled Tallinna kontoritöötajad on osutunud ebavajalikuks. Et see, noh, see ei ole niimoodi, et see muutus õnneks käib aeglaselt ja enamustel inimestel, kes selle alla nagu jäävad või nende muutuste keerisesse, no on aega sellega toime tulla. On aega mõelda, et aga mis töö see siis on, mida ma nagu pakkuda suudan. No, seda näidet tuuakse kunagi, kui fotograafia tuli, mis enne tehti. Enne olid ju maalikunstnikud, kes maalisid inimestest selliseid tõetruusid, portreesid ja maale. Noh, nemad jäid ka suhteliselt järsku nagu töötuks, on ju. Aga kas me saame öelda, et nagu täna kunst ja kunstiturg on vähem oluline või ei ole? Et me ikkagi alati mõtestame seda ümber, mis me teeme. Ja ma arvan, siin on lihtsalt väljakutse igal inimesel on see, et kui sa täna teed mingit tööd ja sa teed seda kehvemini kui masin, noh, siis sul on probleem, on ju. Et sa pead ikkagi kuidagi välja mõtlema ja ennast sundima, aga mida ma saan teha paremini kui masin. Ja omaette küsimus veel, ega ütleme masinast AI-st mingi nagu hea tulemuse välja tõmbamine. No, nimetame seda promptimiseks või vahet pole milleks. See on omaette töö. Kui sa paned mind ja näiteks Kaido Olet kõrvuti ChatGPT-le mingisugust pildiprompti või ütleme sealt mingit kunstiteost välja tõmbama, siis ma olen 1000% kindel, et Kaido Ole tõmbab sealt välja nagu oluliselt parema teose kui mina. Eks? Sest ta on kunstnik ja mina üldse ei ole. Ja sama ma arvan kehtib nagu kõige kohta, et kui sa paned mind ja progejat kõrvuti, siis progeja tõmbab sealt välja töötava koodi ja mina ei saa üldse aru, mis ma teen. On ju. Et need oskused või see arusaam, mida sa tahad saavutada ja kuidas asjad töötavad, see jääb kindlasti vajalikuks. Meil on aeg juba peaaegu otsas ja ammu otsas, aga ma ikkagi tahaks seda küsimust küsida, sest me tahame pakkuda ka selliseid praktilisi nippe kuulajatele. Ja küsimus kõlab selliselt, et mis on need kohad, mida sina päriselt jälgid, kust saada informatsiooni tehisintellekti kohta, kus need parimad uudised on, kust need nipid on, võib-olla mingid ettevõtted, mida jälgida, kui tahta olla selles info väljas? Ma loen su uudiskirja. Näiteks eesti keeles. Et see on üks koht, on ju. Ja siis välismaa asjadest, minust on saanud suhteliselt suur ikkagi Ben Thompsoni ja Stratechery fänn. Sest see täidab minu jaoks sama eesmärki, mis sinu uudiskiri on ju, et ma regulaarselt teeb keegi mulle normaalse kokkuvõtte sellest, mis päriselt toimub. Et ma ei pea iga kord minema algallika juurde ja seda nagu lugema. Et ma ei tea, kas inimestel on vaja Ben Thompsonit soovitada või nii kõik juba kuulavad ja ma olen viimane, eks ole, kes teda loeb ja kuulab, aga ma siis ütlen, et igaks juhuks, et ma ikkagi teda jälgin. Ja üldse mingid tehnoloogia podcastid, mida ma kuulan, aga Ben Thompsoni analüüsid ja intervjuud, ta just Sam Altman oli hiljuti podcasti külaline. Et sealt saab suhteliselt nagu sellise hea pildi, et mis on võimalik hetkel. Ja sa mainisid podcast'e, mis sa kuulad tehnoloogia valdkonnas? Aga Benil on, ma kuulan ma kuulan palju podcast'e, aga kui me konkreetselt AI-st räägime, et siis tal on neid seal mõned lausa, mida tasub jälgida. Dithering ja need sama Stratechery intervjuud ja Sharp Tech ja see tema selline meediaimpeerium mulle nagu meeldib. Ja siis on veel mingid muid, mille ma panin telefoni eemale, mille nimi mul hetkel meelde ei tule. Aga me paneme kõik jaokirjeldusse üles, et siis saab need, kes soovivad, saavad lugeda. Ma ütlen, et ma
see ai teemaline meedia tarbimine või ai teemaliste uudiste otsimine ei ole minu jaoks selline nagu valdav asi, et noh, et nüüd ma arvan, et ma ainult sellega peangi tegelema. Et see on üks osa sellest spektrist, mida ma jälgin ja ma teatud aja talle nagu kulutan, aga et ma ei ole selline hull, kes poole hommikuni nagu ainult ai maailmas tahab praegu elada. See vist tuleb nii ehk naa igalt poolt kaasa ka. Täpselt nii. Suur tänu sulle, Henrik, et tulid rääkima, jagama oma mõtteid, et ma arvan, et tegelikult võiks siin tund-kaks otsa kohe panna või siis teha mingi jätku saate kohe, sest et neid küsimusi oli kohe kindlasti palju rohkem, mida ma oleks tahtnud sulle esitada. Aga aitäh sulle ka kuulaja, kes on siis kuulanud täna meil esimest korda võib-olla mitmed korda. Meid on teid päris palju juba tulnud üle 1500 sellise regulaarse jälgija meil podcasti ja iga kuu siis erinevad saatekülalised ja hea meel, et saame seda tehisintellekti teadlikkust siin Eestis viljeleda. Iga nädal lausa. Täpselt, iga nädal, iga reede ja suur tänu sulle ka, Kerlin, et teed neid ai uudiseid, mis ka praegu siin ajakirjaniku poole pealt, kes on selles maailmas pikalt sees olnud, et tõesti me hindame seda väga. Nii et suur tänu ja järgmise reedeni. Tšau! Tšau!